Senistes loengutes oleme mõõtnud multimeetriga pinget ja voolutugevust. Selles loengus näitame, mis juhtudel ei tohi voltmeetri või ampermeetri näitu usaldada. Koostame 2 takistist koosneva lihtsa skeemi ja mõõdame pinget kummalgi takistil. Kui takistid on võrdsed, siis peaks pinged kummalgi takistil olema võrdselt pool toiteallika pingest. Võtame kõigepealt 2 10 kiloohmist takistit. Pinged on tõepoolest võrdsed. Võtame nüüd 2 1 megaohmist takistit. Kogupinge on ikka 6,2 volti. Pinge ühel takistil on 2 volti. Ja pinge teisel takistil on samuti 2 volti. Kuhu jäi 2,2 volti? Asi on selles, et mõõteriist on samuti elektroonikaseade, millel on takistus. Seda nimetatakse sisetakistuseks. Samamoodi nagu vooluallikal on sisetakistus. Voltmeetri sisetakistus on tema mõõteklemmide vahel. Tähistan teda RV. Kui voltmeeter ühendada mingi takistiga paralleelselt, siis läheb osa voolu läbi voltmeetri. Teisiti ta ei saaks mõõta. See on justkui 2 takisti paralleelühendus, mille korral kogu takistus on kindlasti väiksem kui kummagi takisti takistus eraldi. Kui voltmeetri sisetakistus on võrreldav välise takisti takistusega, siis tekib märgatav viga. Näitan seda efekti 2 ühesuguse voltmeetriga. Kui mõlemad voltmeetrid on ühendatud, siis on kummagi takistiga R paralleelselt võrdsed voltmeetrite sisetakistused ja voltmeetrid näitavad võrdseid pingeid. Kui üks voltmeetritest lahti ühendada, siis teise voltmeetri näit muutub. Pinge koos voltmeetriga ei ole sama, mis on siis, kui voltmeeter ei ole ühendatud. Arvutame nüüd oma voltmeetri sisetakistuse. Tähistan R ja RV paralleelselt R2-ga. R2 saab arvutada selle valemi järgi. Tuleb ainult mõõta U, U2 ja R1. Saame, et R2 on ümmarguselt 500 kiloohmi. Kahe takisti rööpühenduse valemist saab avaldada RV. Nüüd on vaja veel mõõta R1 takistus. Saame, et RV on natuke alla 1 megaohmi. Nii võibki juhtuda, et pinge suletud dioodil paistab olevat väiksem kui toitepinge. Tegelikult mõõdab voltmeeter pinge langu tema enda sees oleval sisetakistusel.
ka ampermeetril on sisetakistus. See avaldub siis, kui voolutugevused on suured. Mõõdame voolutugevust läbi 5-ohmise takisti. Voolutugevus on suur, seepärast võtan 2 1-vatist 10-ohmist takistit paralleelselt. Arvutuste kohaselt peaks voolutugevus olema 1,15 amprit. Mõõtes voolutugevust ampermeetriga näeme, et see on 100 milliampri võrra väiksem. Kõik sellepärast, et mõõteriista sisetakistus on ühendatud ampermeetriga jadamisi. Tähistan ta RA. Nüüd saame kohe arvutada ampermeetri sisetakistuse. R plus RA võrdub 5,9 ohmi. Kui R on 5,4 ohmi, siis RA on pool ohmi. Kokkuvõte. Kui voolutugevus on väga väike, siis tuleb arvestada voltmeetri sisetakistusega. Kui voolutugevus on väga suur, siis tuleb arvestada ampermeetri sisetakistusega.